Tere merelaeka vaatajad! Ja täna oleme jälle siin Airsofti polügoonil, aga mitte selleks, et filmida lahingut, vaid selleks, et tutvustada meie uue mängu Leia Sniper tegelasi ja praegu siis eelkõige neid tegelasi, kes siis hakkavad gruppidele tegema vastutegevust ja kuidas neid siis mänguväljakul ära tunda. Esimene siis ongi meil kaadris praegu Sniper. Sniper kasutab siis optilise sihikuga relva ja on varjatud positsioonil. Otsesesse lähikontakti tulega tema ei astu. Tema laseb oma lasud kaugpositsioonilt ja kui vaja, siis taandub eest ära ja läheb uuele positsioonile. Nagu öeldud, siis optilise sihikuga relv ja üksiklaskudega tulistab. Sniper ei tegutse aga üksinda. Sniperil on backup ehk siis nii-öelda snipri kate ja snipri katjal on varustatud automaadiga ja vajadusel ka püstoliga, mis on tal siis seal taskus, et mille ta siis siit kohe näitab. Selline, mis võimaldab lasta ka valangutega vajadusel. Backup ehk siis snipri kate ei ole snipri kõrval, tema on snipri positsioonist veidi eemal ja tema ülesanne on, kui olukord muutub sniprile ohtlikuks, lahing enda peale tõmmata ja astuda vastasega lähitule kontakti. Ning hiljem ka samuti ära välja taanduda ja minna koos snaipriga juba uutele teadaolevatele positsioonidele. Ja üks võitleja on veel. Üks võitleja on siis, kes siis otseselt astub lähikontakti tulega vastasele, see on siis varitsus. Tema on varustatud ka automaadiga, kuid tema automaat on lühem ja väiksem, kuna varitsuses on tihtipeale kitsas positsioon ja ta ei saa omada võib-olla pikka relva ja et paremini varjuda, olla varitsuses, siis on ta varustatud lühikese automaadiga. Kõigil on maskid, kõigil on prillid ja kõik annavad laigulist vormi, kamuflaaži, mis siis on ka vajalik. Mäng iseenesest on siis selline, et üldjoontes on reegel Leia Sniper, mis tähendab seda, et grupid, kes siis mängivad, peavad leidma snaipri metsast, kes neid tulistab. Ja kui snaiper on tapnud nii-öelda 2/3 grupist, on snaiper võitnud. Aga kui snaiper leitakse ennem ja võetakse maha, siis on mängijad võitnud. Aga selline oli siis tutvustus täna, võitlejate riided, varustus ja kuidas nad siis välja näevad. Ja kohtume peagi uutes videotes.